Kallis hing, siit tuleb minu pühapäeva hommikune sõnum sulle. Võib-olla on sul seda vaja, võib-olla on sul seda hetkel vaja, võib-olla on sul seda homme vaja teada. Me kõik sünnime siia ilma ilmselgelt polaarsusesse. Jah, yin ja yang, must ja valge. Ja see polaarsus on ka meie ühiskonnas ju olemas. Ühiskonnana, kui on nagu selline polaarsus, siis meie oma mätta otsast või meie oma sellest seisukohast vaadates, meie oleme alati see hea pool. Ütleme, sina oled hea, mina olen hea, meie arvame, et meie oleme head ja me näeme nagu justkui enda arvates seda head poolt ühiskonnast, mis on siis meie uskumus ja see, et mida meie usume, et maailm on ja see, me usume alati, et see on hea, kust mina seda näen. See on vaatepunkt, see on sinu vaatepunkt. Ometi on nii, et ka need inimesed, kes teisi inimesi sõnadega tapavad, arvavad, ma ei usu, et nad arvavad, et see on hea, vaid nad arvavad, et see on õige pool, kus olla. On punane ookean ja on sinine ookean. Sinine ookean on see, kus inimesed on valmis arutlema, inimesed on vabad jagama ja loodavad nagu headusele, loodavad sellele, et elu on ilus ja nende laste tulevik saab olema ilus ja parem ja nad toetuvad heale sõnale, nad toetuvad loomingule, nad toetuvad üksteise aitamisele ja iga sõna loob, nagu loov. Ma loon ja iga minu sõna loob. Ja siis on see punane ookean, kus on roiskunud verehinnaga vesi. Aga need inimesed, kes seal on, nad ise ei pruugi seda teada, sest see on nende maailm. Selles punases ookeanis on inimesed, kes toituvad teiste inimeste verest. Kes tapavad sõnadega ja saavad sellest energiat. Nimetame seda siis teise hinge vereenergia, mis on eluenergia. Seal on elu juba ammu lõpetanud, ütleme, seal ei ole hapnikku. See on elutu ja seal on kaanid. Palju kaane. Ja see vesi haiseb, sest seal ei ole ju elu. Ma nimetan seda siis punaseks ookeaniks. Need on inimesed, kes kuuluvad gruppidesse, kus naeruvääristatakse, tapetakse sõnadega, kus pannakse lihtsalt ära, vahendeid valimata. Selles punases ookeanis on alati keegi, keda süüakse. Ehk siis tapalaval on alati keegi, kes ootab, kuni tema tõstetakse lauale ja siis hakatakse sealt seda verd imema. Kes on need inimesed, kes sinna nagu ookeani, punasesse ookeani võib-olla tõmmatakse? Need inimesed, kes kardavad seda. Hirm on energia, energeetika, ehk siis hirmu energia on see, mis tõmbab inimesi punasesse ookeani. Kui sa kardad öelda, et minu jaoks on nii, siis sind tõmmatakse sinna punasesse ookeani. Punases ookeanis on hirmu ja valu energia. Ja sellest toitutakse. Kõik need grupid, kus me ju teame koroona ajast need grupid lood, eks ole, siis seal on kui sa sinna korraks jala sisse paned, siis sa saad aru, et see on nagu selline gaasikamber, kuhu inimesi saadetakse. Aga inimesed ka ise lähevad sinna, sest nad kardavad olla elus. Nad pigem surevad, et mitte kogeda seda, kuidas neid tapetakse. Sest inimene ei karda surma. Inimene kardab surma hetke. Ja nad püüavad vältida seda surma hetke surres ennem, kui nad jõuavad elada.
Kõige hullem on see, kus sinna kinni jääd. Sest et sa mingil hetkel sa ei julge enam sealt välja tulla. Sa tunned, et sa pead sinna kuuluma, sest sa arvad, et seal väljaspool seda punast ookeani ei ole elu. Sest sa oled juba surnud siin. Mis on aga sinine ookean? Sinine ookean on see ookean, kus on elavad inimesed. Kus inimesed toetavad üksteist, toetavad hea sõnaga, toetavad hea nõuga, kus inimesed julgevad naerda, julgevad naeratada ja mitte teiste üle naerda. Julgevad kõva häälega naerda, naeru, mis tuleb südamest. Need on need inimesed, kes julgustavad ka teisi inimesi valima iseennast, valima headust, valima head sõna. Need on elusad inimesed, kes oskavad nautida elu iseendas. Kui sa kardad seda, et sinu sõna võidakse kasutada sinu vastu, siis sellega sa oled astunud juba punasesse ookeani. Ja sinu jala küljes on juba kaanid, keda sa pead hakkama enda küljest maha tõmbama. Hirm olla sina ise on juba hirm mitte elada. See hüppe sinisest ookeanist punasesse ookeani on väga kerge teha, sest hirmu energia on tugevam. Loov energia ei saa sündida hirmu energias. Aga loovat energiat saab tappa hirmu energias. Hirmu energia on alati tugevam. Kui sa kardad, et tuleb sõda ja ma sellepärast peaksin selle enda elus ära jätma, selle enda elus ära jätma igaks juhuks, siis sa oled juba punases ookeanis. Siis sa juba enam ei ela. Siis sa juba ainult arvad, et sa elad, aga sa ei ela. Sest sa kardad. Punase ookeani jõud on ära tuntav. Sest sa tunned, et sa pead hakkama ennast õigustama. Sellel hetkel, kui sa tunned, et sa pead hakkama ennast õigustama, parandama, siis sellel hetkel sa oled jalgadega juba astunud punasesse ookeani. Sest sa juba päästad ennast läbi õigustamiste. Päästmine tähendab seda, et sinu õhk hakkab otsa saama ja sa vajad hapnikku. Sest punases ookeanis ei ole hapnikku. Seal ei ole hapnikku. Hapnik tekib sul sinises ookeanis, kus sind alati oodatakse, aga sa pead ise tegema selle valiku, et ma ei astu punasesse ookeani astudes sinisest ookeanist välja. Mida see tähendab sinu peres sees? Kui sa vaatad seda perekonna seisukohalt, siis sinu pere on sinu ookean. Kui sinu pere ujub sinises ookeanis, siis seal on alati lootust, rõõmu, lusti, tänutunnet. Seal on naeru, seal on igatsust, seal on tahtmist. Kui sinu pere on punases ookeanis, siis selles on vägivald, selles on sõnadega ärapanek, lihtsalt ärapanemine, madaldamine, nõudmine, surumine, sõnadega halvustamine, pidev enese pushimine, hinge lõhkumine. Küsimus on nüüd selles, kui sa oled punases ookeanis kogu oma perega, siis tea seda, et esimesena huppuvad sinu lapsed. Sest siin ei ole maski, mida peale panna, vaid siin on ainult ellujäämine ja surutakse alati alla nõrgemad, tugevamad, jäävad pinnale seniks kuni. Kas sa tahad sellises perekonnas oma lapsi kasvatada? Kas sa tahad ujuda punases ookeanis? Ära mõtle halbu mõtteid, ära mõtle hirmu mõtteid, sest see on tilgake seda sama rasket punase ookeani energiat sinu enda sinisesse ookeani. Puhasta see läbi selle,
et see negatiivne rusuv tunne sinu sees, loo sinna ümber seda sinist, loovat, uskuvat, unistavat energiat. Küsi endalt, mis tunne see on, mis minu sees mind praegu rõhub? Mis tunne see on, mis minu sees mind praegu rõhub? Kui sa saad selle kätte, selle tunde, siis ütle, ma vabastan selle tunde. Sest see tunne ei loo, vaid lõhub. Milliseks tundeks ma peaksin selle tunde praegu muutma, et see muutuks kergemaks? Küsidki lihtsalt nii. Ja kui sa oled selle kätte saanud, mis tundeks ma peaksin selle looma, siis tõmba see enda sisse. Ja see on filter sinu sinises ookeanis. Küsi oma lapselt, kuidas sa ennast praegu tunned, sest tehes seda. Kuidas sa tahaksid ennast tunda? Lase see vana halb tunne läbi selle filtri, läbi selle sinise ookeani filtri ja puhasta need negatiivsed tunded, välja öeldud negatiivsed sõnad, üksteisele ära panemised, üksteise peale karjumised. Puhastage need lihtsalt iseenda ookeanis läbi sinise suure filtri, öeldes, ma lasen selle tunde siit läbi filtri ja ma muudan selle tunde nüüd milleks või ma vabastan selle tunde. Lastes sellel tundel lihtsalt enda veest, enda ookeanist läbi minna, majuda maa sisse ja peale jookseb puhas vesi. Peale jookseb puhas vesi ja ma hingan. Ja nüüd ma hingan. Ja see on hingamine. Ma vabastan need negatiivsed tunded ja nüüd ma hingan. Ma lihtsalt hingan. Me ei saa ühtegi negatiivset tunnet enda seest lahti lasta ilma, et me neile otsa ei vaataks. Ükski negatiivne tunne ei lähe lihtsalt iseenesest ära, vaid ta kasvab teiseks negatiivseks tundeks, mis on veel tugevam. Seetõttu on vaja kinni püüda need väikesed piisad, punased ookeani piisad, mis sinu sisse tulevad ja lasta neil kohe puhastuda. Kohe. Minu tänase päeva sõnum sulle, kallis hing, on see, tunne ära, kus sinu jalad praegu on. Kui keegi sind paneb avalikult ära, siis tea seda, et ta tõmbab sind punasesse ookeani. Ta on haaranud sul jalgadest ja tahab tõmmata sind oma punasesse vereookeani. Sinu küsimus kohe on, kas ma tõmban endale jalad kohe sealt välja või mul läheb natukene pikemalt, sest mõned kaanid on kindlasti juba jala külge jäänud. Ma tõmban need kaanid enda kehalt ära ja ma hingan ja ma lasen lahti. Sina oled see, kes peab lahti laskma. Keegi ei saa sind tõmmata, kui sina lahti lased. Lastes lahti, sa vabastad. Tšau, vali sinine ookean, kus elada.